Tere õhtust kõigile, kes on tulnud linnujämmile. Kell on saanud 5 ja võime vaikselt pihta hakata oma jämmimisega. Kõigepealt ma räägin natukene, mis üritusega tegemist on ja kes meil siin võõrustajad on. Mina olen Veljo Runnel, ma olen Tartu Ülikooli Loodusmuuseumi spetsialist, väga linnujämmile kohaselt bioloogia spetsialist. Tundub nagu ei lähe hästi kokku, aga me oleme selle ürituse teinud siis üheks osaks loodusfestivalist ja Tartu Ülikooli Loodusmuuseumi botaanikaaed on juba 6. aastat ühte sellist suuremat looduse pidustust korraldanud, mis hõlmavad erinevaid nii Tartus kui ka tegelikult Tallinnas toimuvaid sündmusi. Ja sellel aastal on loodusfestivali üks sündmus on linnujämm. Mis see linnujämm on? Linnujämm on selline muusikalis-sõnaline sündmus, kus me oleme kutsunud kokku heliloojaid, muusikuid ja poeete, kirjanikke, kellele on antud ülesanne. Et me andsime neile peaaegu 6 aega tagasi valida teatud lindude laulud, keda nad täna siis hakkavad tõlgendama oma kas muusikalise nägemuse või oma nägemuse luuletusena või tekstina. Ja see saab kindlasti väga põnev olema. Mul endal pole ka väga aimu, mis siin kõik juhtuma hakkab, aga meil on muusikuid väga erinevate stiilide esindajaid. Ja kindlasti kõigile on midagi põnevat ja mõnele on võib-olla midagi sellist, mida nad varem üldse pole kuulnud. Et ma usun, et siin on selliseid üllatusi ka nii stiili mõttes kui ka võib-olla muusikalise ettemängimise mõttes ka. Paar sõna siis ka meie toetajatest, et meie linnujämmi on toetanud Tartu linn ja Eesti Kirjanike Liidu Tartu osakond. Tegelikult ma võiks öelda, et linnujämm ongi koostöös Kirjanike Liidu Tartu osakonnaga. Tänu nende aktiivsele sisendile ja kaasamõtlemisele sai just see siis luule inimeste sisend siia sai tekkida. Ja me täname ka Viking Security't, kes meid siis täiesti hea tahte korras aitas, tuli ise kaasa, pakkus meile oma teenust tasuta. Nii, ma teen väikese intro enda kui bioloogi poolt. Selle intro taustaks võib-olla nii palju, et bioloogid on tavaliselt sellised inimesed, kes on väga metoodilised. Nii, nüüd mul on intro kuskil ära kadunud. Nii, juhtus see, mis juhtuma pidi. Ei, kõik on olemas. Nii, et bioloogid on sellised metoodilised inimesed, lähenevad väga teaduslikult oma objektidele, mis on sageli, ongi sellised kõrgema mõistusega olendid tegelikult. Ega linnud on ju väga nutikad, kes on pidanud papagoid või mõnda muud lindu teavad, et nad võivad inimesele olla väga kohati võrdväärsed partnerid oma nutikuselt. Ja bioloogina ilmselt väga sageli ka mõeldakse, kui oma objekti niimoodi väga metoodiliselt uuritakse, aga mida see minu uuritav lind või imetaja siis tegelikult läbi elab või mõtleb või tunneb. Kas ta tunded võiks olla samasugused nagu minul, seda kõike teaduslikult ei saa uurida, aga alati on selline kahtlane tunne, et seal taga võib olla midagi, millest ma aru ei saa ja mis väärib võib-olla sellist ka kunstilisemat lähenemist. Nii et ma esitan nüüd ühe nägemuse, mis võib-olla bioloogil on, kui ta üritab ühe linnu nahka ennast panna, kes ootab kevadet. Kusagil keset talve, kui ööd olid veel pikad ja külmad, märkasin ma ühel eriti karmil hommikul, et päike hakkas mind soojendama varem kui tavaliselt. Sama juhtus ka järgmisel päikesetõusul.
tundsin, et see on märk millestki põnevast ja erutavast, mis mind peagi ees ootab. 3. hommikul, kui see jälle kordus, lendasin sirelipõõsa ühe kõrgema oksa peale ja püüdsin seda tunnet jagada ka maailmaga. See oli väga oluline ja vajalik. Nõnda jätkasin ma oma hommikust õnnekuulutust päevast päeva. Paistis, et ka naabrimees oli sama tundnud. Tema kobis hommikuti õunapuu latva ja hõiskas nii, kuidas kõri võttis. Nõnda süvenes see tunne iga hommikuga. Igal hommikul jagus rohkem päikest. Ma sain aru, et mul on tähtis eesmärk ja ma pean sellest kogu maailmale teada andma. Sirelipõõsast sai minu sõnumite levitamise kants. Proovisin aeg-ajalt ka naabrimehe õunapuu otsas sõnumit levitamas käia, aga talle see eriti ei meeldinud. Paaril korral lõppesid ähvardused noka ja tiivahoopidega ning põgenesin tagasi oma armsaks saanud sirelipõõsasse. Aprillis sain teada, et mis on minu eesmärk, mille poole ma kõigest hingest olin püüelnud. Minu sõnumeid tuli kuulama nägus neiu. Paistis, et ta jagab minuga seda tunnet, mida püüdsin väljendada. Möödus paar nädalat ja me mõlemad vaatasime enda punutud pesasse, kus säras 6 kena korrapärast muna. Nüüd on mu elu rahulikum. Ei ole vaja seda tunnet enam kogu maailmaga jagada, kuid vahetevahel vaatan mõttes kevade peale tagasi ja lasen nokaservast oma ette mõnel viisijupil kõlada. Lapsed on juba pesast välja lennanud. Ühte oma poega nägin viimati naabri aias paar nädalat tagasi. Mangus naabrinaiselt süüa. Selline oli siis ühe linnukese kevade tunne ja võiks pakkuda, et see võis olla näiteks rasvatihane. Aga nüüd läheme siis nende lindudega, kelle me siis pakkusime välja meie muusikutele ja kirjanikele. Ja esimene lind on ööbik. Kõigepealt väike sõnaline tutvustus ööbiku kohta. Ööbikud, laksutavad ööbikud, õitsevad toomingad, maikuu ööd on pehmed. See on justkui Eesti keskkevade klassika. Ööbik laulab ööpimeduses, laulab julgelt. Tema kõlavaid, korduvaid ja samas piisavalt palju varieeruvaid stroofe võib kuulata pimeduses lausa mõne meetri pealt. Nad on nii julged pimeduse varjus. Kuid päeval neid naljalt näha ei õnnestu. Veeäärsed võsastikud ja lehtmetsade servad on ta lemmikpaigad, aga teda võib ka kuulda parkides ja aedades, kui need on piisavalt lopsaka taimestikuga. Ööbiku lauluperiood on lühike ja peale jaanipäeva teda enamasti laulmas ei kuule. Kuulame nüüd selle linnu tutvustamiseks ka ühe helisalvestuse, nõnda laulab ööbik looduses. See oli siis ilmselt paljudele tuttav ööbik. Ja ööbikud esimesena aitab meil mõista muusikalises helikeeles Eke Västrik. Eke on õppinud filmide helindamist, elektroakustilist ja klassikalist kompositsiooni. Ta on suur modulaator-süntesaatorite entusiast ja sellel pillil on esinenud juba aastaid. Ja üks teine ala, millega ta tegeleb muusikalise või heli mõttes, on helisalvestus välitingimustes ehk inglise keeles field recording. Ja ka on ta Eesti elektroonilise muusikaseltsi üks eestvedajatest. Ja mind ennast seob Ekega ka see, et me oleme isegi paaril korral koos sattunud looduses helisid salvestama, nii et tegemist on ka pühendunud loodushäälte õppija ja salvestajaga. Eke, palun. Tervist minu poolt. Nagu Veljo ütles, et me oleme mõlemad nii-öelda kirglikud loodushelide salvestajad ja täna mul ongi kaasas üks modulaarsüntesaator
ehk siis minu selline ülesanne oli küll leida midagi, mis oleks inspireeritud ööbikust. Kahjuks ööbik oli liiga keeruline pähkel, et tuleb täna mingisugune teine liik. Kõik helid, mis tulevad kuuldele, sünnivad siinsamas reaalajas selle instrumendi poolt genereerituna, et see on siis see modulaarsüntesaator ja ta töötab niimoodi, et ta koosneb moodulitest ja et üldse midagi tegema hakkaks, tuleb need moodulid omavahel juhtmetega ühendada. Et siis ma leidsin sellise viisi, et mis tekitab minu meelest midagi linnulaulu sarnast. Huvitav võib-olla selle juures on see, et selle nagu, et see teos või see keskkond või see lugu sünnib siin koha peal niimoodi, et enamus otsuseid võtab vastu instrument ise nüüd. Et selle ma olen ära piiranud, et millises mahus ta seda teha saab, aga ta on pidevalt varieeruv. Et see meenutab väga seda sama kogemust, kui kuulata linnulaulu. Ehk siis, kui me käime väljas linnulaulu salvestamas, pärast kuulame seda, siis see on umbes sarnane kuulamiskogemus. Et siis sellist kuulamiskogemust ma tahakski teile pakkuda.
Et sellised on siis digitaalsed või analoogsünteesitud linnuhelid. Ma ei tea, mis linnuliik ta küll oli, ma ei tea, äkki Velja oskab pakkuda. Ja ma tegelikult tahtsin natukene küsida ka, et kas seda võib niimoodi tõlgendada, et sa andsid justkui masinale ette teatud võimed või ütleme, kui kõrgelt umbes ta võib laulda ja kui kiiresti ja siis ta hakkas ise mõtlema seda laulu edasi sealt. Jah, et siin on toonigeneraatorid, kõigepealt tuleb välja see toon, millise häälega su lind laulab, et ööbik või vares, et see hääle tämber on juba nii erinev, et kõigepealt tuleb see siis välja valida ja siis tuleb leida see amplituud, mis helikõrguste vahel ta siis liikuda saab ja kõige keerulisem on selle rütmilise mustri leiutamine, et see oleks piisavalt varieeruv, nagu lindudel on, aga samas mingisugune korrapära säiliks, et ta meenutaks veel ikkagi linnulaulu. Ja see mulle meenutas võib-olla mõnda head imitaatorit, kes näiteks Kuldnokk on hea imiteerija, ta küll päris niimoodi ei laula, aga ka, et on teatud ampluaa on tal ette antud ja siis selle piires ta teeb oma laulu, kasutades teiste väiksed viisijuppe ka, et väga äge oli. Aitäh. Järgmiseks ööbikulainetel astub meie ette Berit Petolai, kes on luuletaja. Paar sõna Beritist. 2016. aastal pälvis Berit ajakirja Looming kirjanduspreemia esimene samm oma luuletuste eest, mis siis ilmusidki ajakirjas Looming. Ja 2019. aastal ilmus Berit Petolai esimene luulekogu Meomaa ümisevad tuuled. Ja ta ise on enda kohta kirjutanud nõnda. Mulle meeldib siduda loodus- ja inimhinge maastikke ning nendes toimuvat. Berit, palun, lava on sinu. Tere! Olen õige mikrofoni taga. Ja. Miks ööbik? Miks ma valisin ööbiku? Valikus olnud linnubuketist on ta kindlasti kõige tuntum, andnud ainest paljudeks lugudeks ja lauludeks. Ööbikust ei saa üle ega ümber. Ilma temata polegi kevad õige kevad. Aga ma arvan, et eks ööbikuga on iga ühel omad lood ja üks peas tekkinud lugu ei andnud mulle enam rahu ja siin see nüüd on. Selles loos saavad kokku pealtnäha kontrastsed tegelased, kes tegelikult on oma hobujõudude poolest üksteisega päris sarnased, et niivõrd võimas on nende mõju inimesele. Ja minu valik langes ka seetõttu ööbikule, et selleaastane kevadine ööbiku aeg oli tegelikult heitlike ilmadega ja jahedavõitu. Ööbikut oli kuulda vähe. Pigem kippusid laulma varesed, ühte laulu sõnadega koroo, na. Ja midagi jäi seetõttu minu jaoks kevadest puudu. Ja ma loodan, et järgmine kevad on meie kuulsaimale öölaulikule ja ka meile endile armulikum. Aga siis praegu tuleb esmaettekandele minu luulelugu Ööbik ja Belarus, MTZ 50 traktor. On üks neist kevadistest õhtutest, mil õue sattunud hingelised leiavad end nagu ammusest unenäost. Süda on õhevil ja meeled erksad. Pruunil põllul lõhnab sõmer muld ja rohelised haprad murulibled nilpsavad eemal aasal ööudude seeliku ääri. Ja helid, nii ulmalised, kumedad ja kõlisevad, et kuulaja saab hoobilt nõiutud. On see aeg aastast, mil tasaste lauludega alustab ka eha taevas küütlev üksildane Merkuur. Küla on inimhäältest vagur. Vaid metsaäärse naabri koer teeb lühildase ulu, siunates mööduvat rebast. Kuid muidu vaikus.
on tund, mil inimilm end sätib unele. Ent selles helisevas tardumuses on vana kivist laudanuka juures keegi unustanud end töötama. Seal põleb tuluke ja käivad klõpsatused, kolksatused, kilks ja kolks. Mööda kruusast ukseesist krõgiseb kellegi raske samm. Sekka ohkamine, mõni krõbe sõna. On õhus õlilõhna ja tummise raua kuuma jonnakust. Siin leiab aset igavikuline vastasseis. Külamees ja tema vana traktor, Belarus. Hommikust hilisõhtuni on avatud klappe ja lisatud kütust, määritud mutreid ja muditud küünlaid, hellalt õhutatud ja hõigutud taeva poole lubadusi, sekka sajatusigi, plokke paitatud, magneetot vahetatud, antud julmalt toorest, peetud sisemonolooge süütega, mis ikka tundub nõnda vale, et südames käib lootusetu valusööst. Kuid vana rauast elukas isegi ei luba, vaid täristab õrritades ja vaikib siis. Nii läbi õrna kevadõhtu muudkui kajab. Ja uuesti. Ei vea, ei käima vea. Kõik tööd ja tegemised on selle roostes raudse eluka turjal, ent tema jonnib nagu tõhk. See küla vaikset rahu rebestab. Ja mehe meel on aina mustem ning sõrmed õlist veelgi mustemad. Kõik kukub kokku, tossab, mõnitavalt kaane all vaid tuksatab. Rammestus ja tülpimus ja viha. Nii seal laudanukal korraks seiskub aeg, mil väsind mees end haigru kombel vastu tömpi kapotti nõjatab ja hetkeks sulgeb silmad. Käib õhus tasane vuhin ja keegi väike pruunisuline maandub pehmelt vanas müüri äärses toominga puhmas. Ta sopsutab tiibu, varbad sätib ümber peenikese oksa, pilgutab siis oma musti linnusilmi, ajab pea kuklasse ja avab noka. Läks käima, ei läinud. Läks käima, ei läinud. Proovi veel, anna toorest. Võpatades tõstab pead nii mees kui Belarus. Saab raputatud maha roostes roidumus ja uue hooga lähenedes mootorile saab tehtud käivitus. Läks käima, ei läinud. Nöör sirgeks, kaku kolbi, kaku kolbi. Ja läks, ehkene ka rihm on lõtv. Raks. No nüüd, kuidas säde? Karburaator puhu läbi, suss-klapp, ava, läks, karbuss, ära unusta, klapp. Veel viimse jõuga, sest kummalises öises duetis end võtab kokku raudsem osapool ja oma peremehe kindlal juhendusel nii iga kolb, klapp, küünal, mutter saab sisse hoo. Kui sitkest nöörist käib läbi nõks ja tõmme, käib turtsatus ja elusäde voolab läbi kiud ja nabanööri. Kas tõesti nüüd?
Läks käima. Jah, läks käima. Jah, läks. Belarus, MTZ, paugupill. Ja korraga on nõnda kerge olla. On raskest sammust saanud käbeast ja väike vilegi on tõusnud habetunud suule. Mis neist igavesti määrdunud kätest ja sääsekupladest, mis tulitavad turjal. Kui ilus on see hilisõhtu, just seesama hõrgust hõrgum tund, mil mootor õige surinaga vakka jääb. Ja ometi saab panna naela otsa mutrivõtmed, kustutada tule. Nii samm viib kodu poole, mööda külateed ja sellel väiksel lõigul koduni, siis alles avaneb see võluilm, mis enne oli nagu presendi all. Sest ööbik laulab, nüüd veidi eemal. Ja üle luha tuiskleb mingi hele vaim. Öös mõned õied pakatavad. Seal huikab kakk nagu helehäälne indiaani neid. Ja liitub sookurg, mis korraks südant pitsitab. Kuid sisimas on mõnus surin, põksuv elevus ja rahu, rõõm. Varastest teeäärsetest kevadlilledest saab tehtud kimbuke, sest lust puges sisse. Üks kelluke ja toomingauks. Et kimpu kokku köita, mees võtab taskust kiud ja nööri, mis ennist Belarussi käivitas. Nüüd sellel nööril on veidi peenem roll ja kodus tulehoidja rõõmustab. Ka uinudes veel kõlab kõrvus see kummaline kooslus. Madal trattatatatat ja hele läks. Läbi mehe unes uitava meele mõlgub tõde, mis on jõudnud paljudeni siin ilmas enne tedagi. Ööbikut kuulates ei saa su meel eales olla mõru või vihane. Aitäh! Jah, sellist tehnoloogilist tõlgendust ööbiku laulust ei olegi varem kuulnud, et muidu on rahvapärased igasuguste rahvalike töödega seotud, et kus tõesti ööbik aitab kaasa justkui töötegijale. Aga läheme siis järgmise linnu juurde. Ja selleks linnuks on aedpõõsalind. Aedpõõsalindu ilmselt on jällegi tegelikult paljud kuulnud, aga ei vii võib-olla nime ja häält kokku. Ta on meil selline keskkevadine liik ka. Ta armastab päikest ja soojust ja oma talvegi veedab ta Kesk- ja Lõuna-Aafrikas ja saabub Eestisse alles siis, kui puudel on lehed juba üsna suured ja neilt leiab piisavalt putukaid. Nagu paljude putukatoiduliste lindudega on niimoodi, et ennem pole neil lihtsalt Eestis midagi teha, kui siin söögilaud pole kaetud. Ta on lehtpuulembene lind ja ei põlga ära võsastikke ja metsanoorendikke. Ja lageraielankidele tekkiv võsastik on samuti põõsalindudele sobiv, nii et see praegune mõnes mõttes mõruaeg, kus on lageraijelank langis kinni, võib põõsalindudele olla jällegi heaks märgiks. Aedpõõsalinnu vulisevat laulu võib kuulda veel juunis ja juuliski ja ta laulab meeleldi keset päeva, nii et ei pea selliseid ülivara hommikusi retkesid ette võtma, et teda kuulda. Võrreldes näiteks Punarinna või Laulurestaga, kes hakkavad juba enne kukke ja koitu laulma. Ja kuulaks jällegi aedpõõsalinnu helinäite loodusliku helisalvestusega.
Aed põõsalindu on täna tõlgendamas siis kirjasõna esindajad, loomeinimesed ja kõigepealt Hänilane, kodaniku nimega Marina Paesalu. Tema esimesed luuletused ilmusid 89. aastal ja ühel siis üle-eestilisel murdeloomingu võistlusel sai esikoha. Ja alates 2005. aastast on Hänilane luulet loonud pidevalt ja avaldanud seda Võro-Seto tähtraamatus ja loomingus Hänilase nime all. Tegemist on siis võrokeelsete luuletustega. 2009. aastal pälvis ta tsükliga Tõsõmu maailman ajakirja Looming aastaauhinna. Ja 2010. aastal ilmus tema esikkogu Ma pühapäeve põllõ mõsi. Ma loodan, et ma nüüd õigesti lugesin ette. Aga palun, võib lavale tulla. Tere kõigile tänasel ilusal õhtul. Ma loen oma luuletuse võru keeles ja pärast ka kirjakeeles, et kõigile oleks mu sõnum arusaadav. Ja miks ma nüüd valisin Aed põõsalinnu, et sellele mõttele viis mind olukord praegu aedades. Ma elan Alevikus ja kortermajas. Meie kortermaja ümbrus on iga nädal niidetakse seal muru. Seal võetakse puid maha ja muru näiteks on ära kraabitud lausa juurteni, mitte nii ilus muru nagu siin on praegu. Ja ma käin sageli jalutamas ja ma näen, et nii asulas kui ka väljaspool asulat taluõuedeski on väga suured pinnad siis taimestikust ära kraabitud. Aiad on lagedad puudest, põõsastest. No nii, aga nüüd siis võru keeles kõigepealt. Aid puhma tsirgu ärminek. Tan inimese aian ol marjapuhme ulga. Tan inimese aian ol lehepuid palju. Egän aianukkan nõgesse kasvi. Egän aianukkan mardika sipassi. Ma lustiliselt tan aian lauli. Ma rõõmsale tan aian latsi kasvati. Mu perele tan rammus süüki löödü. Mu perele tan pao paika ei jakku. Prõllatses marjapuhma oma välja kaevõttu. Prõllatses lehepuu oma maha raotu. Murutsagaja porustek nõgesse. Murutsagaja mõtsa idut mardika. Tan aian maa nüüd lakke. Tan aian ütest ükköst jurrast trimmer. Ei oletan enam pesetamise paika. Ei oletan enam laulmise rahu. Ma siit inimese ilmast mõtsa puhme varju lähe. Ma siit inimese ilmast mõtsa puie keskele linda. Ma looda, et mõni mõts viil koskil kasus. Ma looda, et mukki elu viil koskil püsüs. Ja nüüd kirjakeeles. Aed põõsalinnu lahkumine. Siin inimese aias oli marjapõõsaid hulga. Siin inimese aias oli lehtpuid palju. Igas aianurgas nõgeseid kasvas. Igas aianurgas mardikaid sibas. Ma lustlikult siin aias laulsin. Ma rõõmsalt siin aias lapsi kasvatasin. Mu perele siin rammusad sööki leidus. Mu perele siin pelgupaiku jätkus. Praeguseks marjapõõsad on välja kaevatud. Praeguseks lehtpuud on maha raiutud.
Muruniiduk puruks tegi nõgesed. Muruniiduk metsa peletas mardikad. Siin aias maa on nüüd lage. Siin aias alailma juriseb trimmer. Ei ole siin enam pesitsemispaika. Ei ole siin enam laulmisrahu. Ma siit inimese ilmast ära metsa põõsaste varju lähen. Ma siit inimese ilmast ära metsa puude keskele lendan. Ma loodan, et mõni mets veel kuskil kasvab. Ma loodan, et minugi elu veel kuskil püsib. Ja nüüd ma ütlen siis võru keeles. Ma tänne teid kõiki kuulamise eest. Täna me saime teist keelt ka kuulda. Ilmselt enamusele ei ole võru keel igapäevaselt kuuldav ja oli üks reis justkui ka teise põnevasse maailma. Aga järgmine tõlgendaja, linnulaulu tõlgendaja on Matura. Matura on Eesti kirjanik ja kunstnik, kes on viimased 10 aastat elanud Raplamaa rabade vahel, kus ta aed on aasta ringi täis linde. Ja ta on avaldanud 8 luulekogu ja 1 proosaraamatu ja õpetanud 2 viimast aastat ka loovkirjutust Eesti Kunstiakadeemias. Palun, lava on sinu. Tervist. Ma ütlen ka paar sõna siis sissejuhatuseks, et ma olen aastate jooksul kirjutanud päris palju laulusõnu ja ma algul mõtlesin, et ma lähenen samamoodi, et nagu on meloodia on ees, siis tuleb see silbid ära jaotada ja siis sinna peale kirjutad mõtte või sõnad ja ma mõtlesin algul, et ma teen samamoodi, aga see variant osutus liiga keeruliseks ikkagi, et tempo tundus ka natuke selline, et seda on väga raske järgi esitada. Nii et siis ma tegin midagi muud. Ma mõtlesin ka sellele, et ega ma päriselt välja ei mõtle, millest ta tegelikult laulab. Nii et see on siis võib-olla minu laul Aed põõsalinnu vastukajana. See aed ei ole minu aed, on sinu aed, see aed on aed, mis on meie aed. Korraks vaid olen siin, siis lendan jälle õunasse, kus sama aed, see aed. See aed ei ole aed, vaid lättekaev, kus janu kustutuseks juua. Korraks teha pesa, õitseb kesa, siis ju aegtas lahkuda, kus ikka sama aed, see aed. See aed, kus katkeb vaev, see aed, kes suve lohutavat lõõma. Korraks õpidki ju lendama ja kuulama ja kõnelema, see aed. On kõik me aed, on kõik me aed. On me aed. Korraks vaid olen siin, siis lendan jälle lõunasse, kus sama aed, see aed. Ja ma loen paar luuletust veel, mis ei ole küll Aed põõsalinnust, aga lindudest. Igal hommikul ärkan justkui unest. Asjad on vahetanud oma kohad, nende tähendused rebenenud. Maapind lainetab nagu Käsmu lahe soolane vesi. Põõsad käharduvad nagu lainte valged harjad. Kusagil mu peas vihiseb tuul, tema mõõtmatus on roheline.
roheluse keskel huilgate valged kakrad. Ühtäkki kõik seiskub, tiheneb üheks ainsaks sõnaks, mida ma ei suuda välja öelda. Igal hommikul, kui ärkan, on maailmal üks mõõde juures või puudu. Otsin pilet sellest tões, mis loob ja hävib. Mootorpaat, kanarbik õitseb, raketibaas. Kunagi oli siin kogu rannaala suletud, aga nüüd on see vaba ja tühi. Randtiirude riiakas kisa. Maa ja vee vaheline piir on paradiis, maa ja vee vaheline piir on paradiis. Ja viimaseks see kevadine aeg, kui inimesed istusid isolatsioonis, aga loodus toimetas sama vilkalt nagu muidu. Minul mööduski suuresti vaadates oma aias seda lindude elu. Nii et kui kevade lõpul mul paluti kirjutada üks luuletus sellest koroona ajast, siis ma kirjutasin hoopiski suurelt jaolt lindudest. Ehitades pesakrooni. Mida jääb mul veel teha, kui teised on lahkunud? Elan keset sood. Kokku panna nimekiri nendest, kes veel hetkeks mööduvad mu aknast. Sinitihane ja põhjavint. Siisike ka. Pätid ja poeedid. Vabisevad vanurid ja pimedadki pühamehed. Reisijad, kes ilma mõtteviisi küsimuse alla seadnud. Ega ma polegi päriselt aednik. Miks sa aitad teisi, kuulsin, talt küsiti. Seepärast ütles, et nii paljud meist on juba hinge heitnud. Ma tihendan vaid pesa äärt. Aina sikutan oksi. Aitäh. Ja võtame ette järgmise linnu, kelleks on punarind. Punarind on meie metsades üks esimesi kevadisi saabujaid ja selle tõttu ilmselt tema laul torkab ka rohkem kõrva, sest lihtsalt ei ole neid segavaid teiste lindude laule seal kõrval nii palju, võiks öelda, et häirimas, sest et punarinnal on tõesti väga õrn, selline sillerdav laulufraas ja aprilli alguses metsas tõesti hästi torkab kõrva. Ja talle meeldib ka laulda hommiku ja õhtu hämaruses ja õhtulgi on ta üks viimaseid lauljaid, kes siis metsa magamas uigutab. Ja punarind armastab veidi tihedamat alusmetsa, nii et kui te tahate sellist mõnusat jalutuskäiku Pohla või Nõmme männikus, siis seal enamasti punarinda taustaks ei kuule. Nüüd võiks kuulata ka punarinna laulunäite. Ma nii palju veel ütleks ka, et punarind mulle endale kui linnulaulu õppijale oli üks raskemaid pähkleid ja lõpuks ma paari aasta jooksul, kui ma üritasin teda selgeks saada, siis ma jätsingi niimoodi meelde, et see lind, keda ma kevadel ei oska jälle ära määrata, see on punarind. Kuulame siis tema laulunäidet. Paistab, et Varesele ka meeldib punarinna laul, vastas kohe nii rõõmsalt. Punarind oli ka artistide hulgas väga soositud valik ja esimesena hakkab Marta-Liisa Talvet teda
siis tõlgendama. Marta-Liisa õppis kompositsiooni Heino Elleri nimelises Tartu muusikakoolis Age Veeroosi juhendamisel. Ta on viisistanud näiteks Doris Kareva, Andres Ehini ja Astrid Ivaski luulet ja kirjutanud ka muusikafilmile Emajõgi. Ja 2018 võitis ta konkursi Noor helilooja. Palun, Marta-Liisa, lava on sinu. Kas mind on kuulda? Jah. Tere, mina olen Marta, ütlen siis ka paar sõna enda kohta, et ma olen õppinud ka semiootikat Tartu Ülikoolis ja võib-olla siis sellest tulenevalt otsustasin seekord kombineerida nii sõnu kui heli ja natukene mõtiskleda siis selle üle, kuidas inimkeel on mingis mõttes võib olla ka sarnane linnulaulule. Ja üks asi, mida ma siis katsetasin oma loos, on nimelt see, et ma salvestasin inimkõnet ja ma proovisin selle elektrooniliselt niimoodi kerida kiiremaks ja ühtlasi ka siis kõrgemaks ning avastasin, et see kõlabki üsna palju linnulaulu moodi. Ja see on huvitav minu jaoks ka sellepärast, et mõelda näiteks sellele, et linnud ongi nii palju väikesemad ja nende ajataju on siis tõenäoliselt meie omast nii palju teistsugusem ka, et näiteks inimeste kõne või siis ka inimeste muusika lindudele võiks olla miski väga-väga aeglane ja siis võib-olla ka selline madal, nagu meie jaoks on mingisugused karud või hiiglased või elevandid. Ja siis mul ongi valmistatud ette selline heliteos, kus on ka sõnu, mis osaliselt just keskenduvad sellistele sõnadele, mis võib-olla väga palju ei tähenda, aga see, kuidas neid öeldakse, võib-olla tähendab rohkem. On ilus päev. Ma vaatan ringi. Näen, ühe posti otsas istub keegi. Ma vaatan veidi veel ja näen, teise posti otsas istub keegi veel. Üks küsib teiselt. Kuidas läheb? Kuidas läheb? Ja teine vastab.
üks küsib teiselt. Ja teine vastab. Üks küsib teiselt. Kas täna tuleb vihma? Kas täna tuleb vihma? Kas täna tuleb vihma? Aga homme? Aga ülehomme? Aga ülehomme? Ja teine vastab. Üks küsib teiselt. Lindud kasvavad puu otsas samamoodi nagu puuviljad. Võib-olla. Üks küsib teiselt. Mis te seal õieti teete? Aga ei tea. Üks küsib teiselt. Kas te tuleksite mulle külla? Kas te tuleksite mulle külla? Kas te ajapealt Lindud kasvavad puu otsas samamoodi nagu puuviljad. Üks küsib teiselt. Kas elul on mõte? Ja teine vastab.
ega homme. Kas te ajalehte juba nägite? Näe, juba hämardub. Õhk on laule täis ja sõnad sulavad. Üks küsib teiselt. Ja teine vastab. Pilved paksude purjede moodi ujuvad sulanud sõnade tulvas. Laevad ja kalad on ühest paadist, kaevad ja valad ühest vaadist teise, hääli ühest liigist teise, tundeid mõtisklusi. Sõnad ja laulud on ühest riigist, võit ja kaotus kukuvad tiiki. Taimede vahele laiali laotab end viik. Ta noka vahelt välja pääseb siit ja siit ja siit. Hammustab, sülgab, vidistab, karjub. Mina olengi viik. Ja siit, vist küll. Hammustab, sülgab, vidistab, karjub. Mina olen viik. Aitäh. Ja järgmine tõlgendus on luulevaldkonnast ja Maarja Pärtna toob meile siis järgmise Punarinna tõlgenduse. Maarja Pärtna on kirjanik ja tõlkija, kelle luulekogu Vivarium pälvis hiljuti Gustav Suitsu nimelise luulepreemia. Ta on tõlkinud eesti keelde ka briti looduse ja esseistikat. Maarja, palun lavale. Tere õhtust! Loen tegelikult ette proosateksti seekord. Ja minu tekst on lühike reisikiri, mis räägib Kew botaanikaaiast Londonis, kus ma käisin esimest korda eelmise aasta kevadel ja ma avastasin oma suureks üllatuseks, et selle botaanikaaia triiphoonetesse on kolinud punarinnad ja nad laulavad seal väga kaunilt. Ja lugu, mille ma ette loen,
kannab pealkirja Punarind ja saagolatv. Kew botaanikaaed Londonis lõhnab märtsis mulla ja kevade järele. Ma seisan parasvöötme kasvuhoones, mis on väljast nagu lumivalge maamõis ning seest avar nagu katedraal ja imeline nagu muinasjutumets. See on klaasist, metallist ja kivist hoone, mis mõjub oma suurusele vaatamata õhuliselt ja kergelt. Ere päikesevalgus joonistab rohelusega ümbritsetud keskväljakule pikki tumedaid varjusõrestikke. Paljude klaasakende taga mu kohal ergab helesinine taevas. Nurkades tõusevad sirgete spiraalidena üles 2 valget keertreppi, mis viivad teise korruse rõdule. Mu ümber on 10 000 taime 1,5 liigist. Loen siltidelt nimetusi ja püüan meelde jätta lehekujud, sihvakad sõrmjad lehed, laiad lehvikud, pikad rippuvad keeled, kitsad teravad piigid. Ümberringi samblakarva, oliivikarva, merekarva, kirkad ja tuhmid värvitoonid vaheldumisi läikivate, vahajate ja mattide varjunditega. Nimed, mis kõlavad ilmekalt, mimoosilehine jakaranda siniste õiekellukatega, harilik enseete, lehed pikad nagu haabjad, kahar, Himaalaja jugapuu, mille koorest valmistatakse vähiravimit. 19. sajandil koguti siia taimi pikkadel ekspeditsioonidel. Nad toodi üle ookeani kohale laevadega, suletult vordikastidesse, terraariumitesse, mis kaitsesid neid meresoolase hinguse eest. 21. sajandil on paljud neist liikidest väljasuremisohus. Ma jalutan vahekäikudes otsivalt, kuni leian ühest taganurgast üles selle, mida olin soovinud näha. Pruuni karuse tüve ja tipus päevavarjuna avanevate laiade lehtedega Woodi saagoladva. Ta näeb välja pisut nagu palmipuu ja on looduses välja surnud. Jässakas järglasteta isastaim, ühe liigi võimalik hääbumine siinsamas mu silme ees. Aafrika saagolatvadel on oma salapära. Kuidagi on nad üle elanud eelmise suurema väljasuremislaine, kliima jahenemise ja soojenemise. Tänapäeval on paljud neist ohustatud ja haruldased ning seetõttu on nad mustal turul nõutud kaup, mille eest rikkad erakollektsionäärid on rangetele keeldudele vaatamata valmis maksma 10 000 eurosid. Viimased Woodi saagoladvad on laiali puistatud maailma botaanikaaedadesse ja neist on saanud mõõdukad meediakuulsused. Aga ootamatult köidab mu tähelepanu üks heli. Siinsamas lähedal, üleval teise korruse rõdu käsipuul istub tilluke hall ja punase kurguga lind ning laulab valjult ja selgelt. Ta hääl tõuseb keermetena üles klaaslae alla ja hajub mu pea kohal laiali nagu suits. Lind on peenikeste jalgadega ja ümmargune kui kastanimuna, millel on alla torgatud 2 tuletikku. Inimesed kõnnivad üleval rõdul tema selja tagant mööda. Mõned hoiavad väikest vahemaad, et kuulatada ja jälgida. Ta justkui ei pelgakski neid, erinevalt nendest punarindadest, keda olen kohanud kodus, metsarajal või Tartus pargis, sest meil on nad isegi linnas küllaltki pelglikud. Läheduses töötav aednik tuleb minu juurde ja ütleb, eks ole oivaline. Neile meeldib siin laulda ja pesitseda. Palmimajas on nad ka. Ma arvan, et nende hääl kajab triiphoones valjemalt kui väljas ja see meeldib neile. Ma seisan pea kuklas ja kuulan. Ta laul langeb nagu veejuga ülevalt alla mööda taimelehtede astmikke. Kiired trillerid vaheldumisi pikemate viledega, mis moodustavad kujukaid, vahepausidega eraldatud fraase. Ta hääl on elava loomuga nagu hüpiknukk, mis võtab iga hingetõmbega uue asendi, hoiab seda ja laseb siis liikmed jälle lõdvalt rippu.
mul on raske ette kujutada, et keegi võiks tihata nii väikest lindu pidada puuris, toita teda piimas leotatud saia ja sipelgamunadega, nagu seda kunagi tehti. Või püüda teda liimpüünise ja võrguga, kitkuda tal suled seljast ja serveerida ta tilluka keha gurmeeroana. Viimase kombe kohta leiab ühest 19. sajandi Prantsuse kokaraamatust soovituse, et punarindu võiks süüa alles pärast rammusat õhtusööki, sest ka kõige ilusam punarind ja rasvasem lõoke on hea isuga mehe käes vaevalt midagi enamat kui suutäis hambatikke, mida saaks paremini kasutada suu puhastamiseks kui selle täitmiseks. Võiks arvata, et see on iganenud tava, aga laululindude söömise komme pole Euroopast kuhugi kadunud. Vahemereäärsetes maades püütakse, müüakse ja süüakse igal aastal miljoneid laululinde, suuresti salaja ja seadusevastaselt. Mõtlen sellest traditsioonide ja looduskaitse kokkupõrkest iga kord, kui kuulen kevadel Tähtvere pargis rändelt naasnud lindude laulu ja mulle näib, et just sellel mineviku ja tuleviku ristteel saavadki punarinna, keda peame nii tavaliseks, ja saagoladva, keda peame nii haruldaseks, elusaatused kokku. Botaanika ja triiphoone punarind kõrgemal rõdul vaikib ühtäkki ja kallutab pea ühele küljele, nagu mõlgutaks hetkeks mõnda olulist mõtet. Siis tõuseb ta lendu ja kaob kuhugi selle lopsaka, kultuuristatud, hoitud, lootusrikkalt muutustele vastu astuva maailma rohelisse sügavusse. Aitäh! Aitäh! Meie ilmselt naudime punarinda ikkagi looduses ja põõsastes ja puude otsas, mitte taldrikul. Andres Roots on samuti valinud punarinna oma poolt tõlgendatavaks linnuks. Ma arvan, et tema nimi bluusisõpradele tutvustamist ei vaja. On öeldud ka, et ta on välismaal kõige tuntum Eesti bluusikitarrist ja viimase albumi pani ta kokku mööda maailma rännates ja seal on ilmselt ka mõjutusi siis nende eri kohtade keskkondadest, aga natukene läheb veel aega. Ma võiks nii kaua punarinnast võib-olla veel rääkida. Et kuigi jah, et kui kes Euroopas on käinud, siis pean ütlema, et nagu Eesti ei oleks Euroopa, Eesti on ka ikkagi Euroopa osa, aga Lääne-Euroopas, kus on hästi tiheli asustus ja linnastumine on suur, siis seal tundub justkui, et punarinnad on maru inimsõbralikud, ei pelga inimest. Aga tegelikult võib see juhtuda ka Eesti metsades, et kui punarinna territooriumile jääda natukeseks istuma, loodust uurima, siis sageli tuleb punarind üsna lähedale. Samamoodi paneb pea viltu ja vaatab, et kes seal tema kodukoha kohta niimoodi sisse marssis ja mõnikord tundub isegi, et võib-olla saab temaga sõprust sobitada, et ta tundub nii kuidagi usalduslik ja tore, aga linnud on ikkagi linnud ja inimene on seal ikkagi sissetungija. Aga palun, Andres.
Punarinna valis veel üks muusik oma inspiratsiooniallikaks ja Maimo Jõgeda. Palun lavale. Maimo on Võrumaalt Ruugest pärit akordionist, kelle muusikast koostub põhjamaist kargust, positiivset melanhoolsust, helgust ja õhulisust. Ja mis on siis kokku seotud džässiliku harmoonia, pärimuslike motiivide või popmuusikale omaste elementidega. Ja ta on andnud välja 2 sooloalbumit, Pühendus aastast 2017 ja The One About sellel aastal ja oma muusika ja seadetega Eesti pärimusmuusikast. Siis nendel albumitel on lood. Palun. Tere. Mõtlesin, et ütlen ka paar sõna. Endalegi üllatuseks valisin Punarinna, kuigi Rõuges ööbikoru kõrval elades on justkui olen ööbikute keskel üles kasvanud. Aga nende lindude laule kuulates, kes meile välja pakutud oli, tundsin, et Punarinnaga on mul just kõige rohkem midagi ühist. Ja võtsin tema laulu ja leidsin selles just seda variatiivsust, seda mingis mõttes, nagu siin öeldud sai, natukene melanhooliat ja natukene sellist positiivsust ja kõik see kokku võtsin sealt selle meloodia, mis arvasin kuulvat ja sündis järgmine lugu.
aitäh. Täiesti tuli sama melanhoolne tunne peale küll, kui Punarinna laulu kuulates hämarduval õhtul metsa veerel. Vaatan, et ilus ilm hakkab siin pilvedega ähvardama. Loodame, et need vähesed vihmaviisad siin, mis tulid, et see ei lähe tihedamaks. Aga me oleme jõudnud tänase linnujämmi viimase inspiratsiooniallikani ja Salu lehelind on meil viimaseks linnuks. Ta on ilmselt nime ja välimuse poolest üks kõige vähem tuntud linnuliike üldse Eestis, aga samas on ta metsvindi järel arvukuselt teine, nii et väga tavaline lind ja ma usun, et isegi kui nime ei teata, siis kõrvus on helisenud kindlasti väga paljudel see linnulaul, et ta on ka väga meloodiline, selline mõnus melanhoolselt langev laulurida. Ta talitub küll Aafrikas, aga talle meeldivad pesitsemiseks just Põhjala maastikud, nii metsad kui ka märgalade luhapajustikud või jõeäärsed puisturibad ja kes on Skandinaavia põhja pool käinud, siis võib-olla on isegi kuulnud täiesti Põhjamere ääres teda laulmas. Et käib nii lõunas kui põhjas. Ja kuulame tema laulunäidet ka, Salu lehelind. Ja kõigepealt võtab nii-öelda ette siis Salu lehelinnu Timo Maran. Timo on leidnud kutsumuse nii luules kui ka teaduses ja semiootikuna on ta uurinud lähemalt mimikri nähtust looduses. Mulle jäi tema luulekogudest silma 2015. aastal ilmunud Lasma ümisen. See on ka justkui läheb sellise laululaadse tõlgenduse poole vähemasti pealkirjas. Nii et Timo, palun. Tere! Mind Salu lehelinnu puhul vist ka inspireeris see, et ta on justkui selline liik, mis on kogu aeg ja igal pool olemas, aga samas, kes on hästi nagu raskesti märgatav, et ta ei ole nii palju solist, vaid laulab kusagil foonil, et see, mida me märkame, et see on kas mõni põõsalind või mõni roolind või keegi sellise kuidagi pika ja hästi keerulise lauluga, aga siis Salu lehelind, et tema seal vidiseb kusagil taustaks. Ja et kuidas või kas siis sellist laulu saaks sellele tähelepanu pöörata ja midagi siis luulevahenditega selle kohta öelda. Ja no teine asi on see, et mulle endale vist nagu rohkem istuvad või sobivad sellised lühikesed luulevormid, et ööbiku kohta või mõne sellise tõsise solisti kohta on nagu keeruline midagi öelda. Aga enne veel, kui ma oma lühikese luuletuse loen, et paar asja ma tahaks nagu ära ütelda siin, et sellisel linnu, laulu ja luule kokkupanemisel või kirjanduse kokkupanemisel, et sellel Eestis on ka olemas oma ajalugu. Ja üks inimene, keda peaks teadma või mainima, on siin Mart Mäger, kes kirjutas raamatu Linnud Eesti rahva keeles ja meeles, aga kes on vähem tuntud luuletajana. Tema luuletaja nimi oli Vesipapp ja ta muu hulgas ka püüdis edasi anda ja tõlgendada just merelindusid, näiteks Vilsandi ja Hiiumaa lindusid. Et selles mõttes, et jah, et see linnulaulu luulekeeles edasi andmine, et sellel on nagu Eestis oma traditsioon. Aga Salu lehelind, laul tal on selline
konkreetne, selge kõlaga, samas kuidagi raskesti kirjeldatav, variatiivne, kiireneva algusega, algab 3 silbiga, siis seal kuskil on mingi imelik pöörang tuleb ja laulu lõpp justkui nagu langeb või langeb ära. Et kui mõelda, et milline värsimõõt sellele võiks nagu vastata, et siis mulle tundus, et võib-olla taktül on see, mis kuidagi siia hästi sobib. Ja veel teine mõte, et Salulehelinnu laulu kuulates mulle tundus, et see Salulehelinnu laul, aga võib-olla linnulaul üldisemalt, et ta teeb inimese justkui ajatajuga midagi, et muudab seda. Et Marta-Liisa Talvet siin kasutas siis inimkeelseid sõnu, neid kiiremini ette mängides. Üks teine muusik, kes ka Eestit on palju külastanud, David Rottenberg, tema tegi vastupidist asja. Ta siis aeglustas linnulaulu mitu korda ja seeläbi kuidagi tekkis inimestel parem kontakt. Et jah, et see mõte, et kui mingi linnulaulu pikalt kuulata, sellele keskenduda, et mis see teeb meie aja ja keskkonnatunnetusega. Aga nüüd siis luulet. Kodu on seal, kuhu lennates kannavad tiivad. Vihma sabistab, märjad on toominga lehed. Kuhu sa teed oma pesa kesk rohelist kulda? Küllap on kõigele keegi kusagil mõelnud. Kuulata sõnu, mis peidus mu vilede vahel. Paari silbiga suudame öelda me kõike. Iga rida on natuke isemoodi, aga ta lõpp läheb alati ülevalt alla. Õunapuu oksa peal elavad vaksikud maitsvad. Tere ka sulle, mu sakris ja suline sõber. Tiigi kalda peal kohtume keskpäeva janus. Tiidi-tiid-tüütüütü, tiidi-tiid-tüütüütü-tiidi. Kui mitu päeva veel enne kui lendavad pojad, pesa jääb vaikseks, nõnda ka ükskord see maailm. Aega ei olegi, ainult need ritsikad saevad. Suvi saab läbi ja õhtud on mineku nägu. Ja kui meil on linnujämm, siis tegelikult võib ju ka segada neid erinevaid stroofe, et ega see ei ole nii oluline, mis järjekorras laulda. Tiigi kalda peal kohtume keskpäeva janus. Vihma sabistab, märjad on toominga lehed. Õunapuu oksa peal elavad vaksikud maitsvad. Kodu on seal, kuhu lennates kannavad tiivad. Aega ei olegi, ainult need ritsikad saevad. Aga ta lõpp läheb alati ülevalt alla. Tere ka sulle, mu sakris ja suline sõber. Kuhu sa teed oma pesa kesk rohelist kulda? Muusikalise tõlgenduse Salulehelinnu laulust esitab meile Malle Maltis. Malle on helilooja, kes kirjutab nii klassikalist kui ka loob elektroonilist muusikat. Samuti õpetab ta elektromuusika loomingut Eesti Muusika- ja Teatriakadeemias. Ja talle on loomingus suurimateks inspiratsiooniallikateks seni kuulmatud ja vähetuntud helid ja mürad. Näiteks ülivaiksed helid, mida paljakõrvaga praktiliselt ei kuulegi. Ka üliharva esinevad helid, samuti ka loodushelid, kaasa arvatud linnulaulu rütmid ja struktuurid. Et palun, Malle. Ma võin vahepeal korra kommentaariks, mis Timo ütles linnulaulu aeglustamise kohta. Et ma olen ka seda teiste muusikute poolt
kuulnud ja ise ka katsetanud ja tegelikult, kui keegi tahab ise proovida, siis ma soovitan Nõmme lookese laulu tudeerida. Et Nõmme looke on, tema laul iseenesest on kiire, nagu ka põldlookese laul, nii et seal neid üksikuid käike tabada ilma seda aeglustamata praktiliselt on võimatu. Aga Nõmme lookesel on laulus täiesti see inimmuusikale omane meloodilisus olemas. Nii et, ja isegi üks Ungari helilooja tegi sellist trikki, et ta aeglustas siis Nõmme lookese laulu ja palus ühel, oli vist bariton, ühel lauljal, siis ooperilauljal, seda sama aeglustatud laulu laulda siis ilma sõnadeta ja pärast kiirendas selle sama baritoni lauldud laulu uuesti samasse kiirusesse nagu linnulaul ja praktiliselt oli see eristamatu. Aga palun mulle. Tere õhtust kõigile ka minu poolt. Minu valik siis nendest välja pakutud lindudest oli Salu lehelind. Ja ma valisin selle linnu välja sellepärast, et ma ei teadnud sellest linnust mitte midagi. Et see oligi siis selline võimalus seda lindu tundma õppida ja ka teada saada, mismoodi ta laulab. Ja kui ma kuulsin seda salvestust, mis on selline üks laskuva motiiviga fraas, siis lind võitis otse kohe minu südame. Ja tänaseks ma siis olen kirjutanud ühe Salu lehelinnu teemalise loo. Ja ma mängin teile selle ette arvuti ja MIDI kontrolleriga. Et see lugu tegelikult, ütleme nii, et ei ole päris valmis, aga ma panen selle loo kokku siin samas laval väikestest osakestest. Ja need osakesed on minu loo materjal, mis on siis loodushelid, ka linnulaulu natuke, siis on sünteesitud elektroonilised helid ja löökpillid.
aitäh. Vahepeal hakkas meie linnujämmiga konkureerima siin naaberkrundilt ilmselt relakajämm. Ma mõtlesin korraks Berit Petolai luuletuse peale, kus ööbik aitas traktori käivitamisele kaasa, et võib-olla need meie luule- ja lauluread kuidagi aitasid seal selle elektriristapuu paremini käima minna. Aga ongi jäänud meie linnujämmil viimane esitaja ja Hanneleele Kaldmaa samuti sai inspiratsiooni Salulehelinnust. Hanneleelel on ka tegelikult ökoloogia taust, ta on ökoloogiat õppinud. 2018. aastal ilmus luulekogu Oliver ja oma järgmist luulekogu plaanib ta looduse teemadel kokku panna. Palun. Tere õhtust. Mina veetsin selle kevade poole märtsi pealt maal. Tavaliselt ma elan Tallinna kesklinnas ja ma pole mitte kunagi saanud olla järjest nii mitu kuud ühes kohas, kus meil on aed ja aia taga on võsa ja linnud laulavad hommikust õhtuni. Ja Salulehelind ja väikelehelind Silksolk on meil seal ühed peamised lauljad. 12 viisi vaadata lehelindu. Ühe silmaga ja mõlema silmaga. Otse vaadata, vaadata viltu. Mööda minnes või ainiti, läbi akna, läbi udu, peeglist. Mitte vaadata. Ühe või kahe silmaga, mitte näha. Lehelind on seal, kui ärevus valgub puusadest põlvedeni, olles teekonda alustanud päevade eest su kurgus. Nii, et laul enam välja ei pääse. Lehelind on seal, kuigi mitte näha. Lehelind on seal. See uinuta laulu lainetel nagu merehaige. Maja ja aia taga algab mets, salu, võserik, kinni kasvanud siht, toomingad ja enelad ja sarapuud. Nähtamatuid lindusid täis. Kuulen neid kogu päeva, nii et kuhu ma ka ei läheks, minu seest kostavad nad kajana vastu. Milline kergendus on see, kui valjud nad on, kui kõlavad. Vaikus on hirmutav. Vaikus kohtades, kus peaks olema kära. Linnulaul, putuka sumin, sügav ja kumisev. Milline kergendus, et hääletu kevad pole siiski veel käes, et ehk ta ei tulegi hirmule vaatamata. Sel kevadel laulsid linnud nii valjult, et rõõm tahtis end rebida rinnust, et naerda end narriks. Ometi olen vaikimisi kindel, et kunagi laulsid nad veelgi valjamalt. Augustiks on saabunud viimaks kardetud vaikus. Vaid meri mühiseb väsimatult. Ritsikad. Isegi väike lehelind Silksolk ei solgu enam. Karmiin leevike ei hüüa Richardit. Meri on tõusnud kõrgele. Ta linnud lendavad loogetena üle ta hingeldava selja. Too kevad ei olnudki hääletu. Linnud laulsid ja mina ei kirjutanud luuletusi. Milline amet oleks olla linnulaulu tõlk. Kirjutada neid inimkeelde. Nagu klaaspärlite veeremine trepiastmeid mööda, ütles linnulaulu õpetaja ülikoolis varahommikul Punarinna laulu kohta. Mina ei saanud aru, aga olen ma pärleid treppe mööda veeretanud. Samuti mitte. Lehelind laulab, nagu ta küsiks kogu aeg üht küsimust. Tungivalt, saamata vastust. Veel viisa vaadata lehelindu, kuigi õige vastus on muidugi kõrvadega. Üksi, mitmekesi, sinuga koos.
võib-olla koos teiste lehelindudega. Üksteist peavad nad ju ometi seal lehestikus nägema. Ainuke kord, kui ma teda päriselt nägin, on minu terrassil. Ta tiibade habras siru ulatus on nagu lehvik, kaunis kõigele vaatamata. Ju on ta lennanud vastu akent. Ta rapsleb, et midagi on kahtlemata valesti. Midagi ta kaela juures või hoiakus. Kabuhirmus rind vappub südamelöökide ja hingeldamise taktis. Valule vaatamata tahaks vaadata veel seda rohekas kollast sulisrüüd, mida muidu näha ei saagi. Mis nüüd teha, jõuan ma mõelda, kui lind on nagu välgust tabatult kassi hammaste vahel. Eks ole seegi vastus mitmele küsimusele. Viimane 12.5. Vaadata otsa silma ja puhkeda laulma. Aitäh! Tänan Annelele ja suur tänu kõigile esinejatele, kõigile muusikutele, heliloojatele, luuletajatele, et tulite ja tegite selle õhtu eriliseks. Ma loodan, et me leiame sellises linnujämmis ka tulevikus midagi põnevat, mida korrata ja võib-olla siis ka järgmistel aastatel õnnestub samalaadset üritust uuesti külastada. Et paraku praegu inimene võitis, see relakas või saag jäi kestma, aga linnulaulu saame järgmisel kevadel jälle kuulata. Ja üks asi muidugi, mis koroona hirmus natukene oli positiivset, kuna lennukeid ei lennanud praktiliselt üldse, siis kevad oli ja praegu ka on suurepärane aeg looduse kuulamiseks. Nii et minge loodusesse, kuulake linde, ritsikaid ja saage ikka inspiratsiooni. Aitäh ja head õhtut!